Kuigi mai keskpaik olema võlgu veel kokku võtta mai päris esimesest nädalast. Ja millega see siis oluline on või millega see ajalukku läks? Mai algusest hakkas Eesti eesistuma ÜRO Julgeolekunõukogus. See on väga suur asi. See, et Eesti valiti Julgeolekunõukogusse on suur asi mittealaliseks liikmeks. Aga mais on Eestil võimalik juhtida maailma kõige tähtsamal poliitilisel areenil rahvusvahelisi läbirääkimisi, arutelusid, teemasid. Ja ma tõesti soovin kõigile meie diplomaatidele edu ja loodan, et nad teevad selle ära super hästi. Muidugi on pandeemia eesistumist mõjutanud. Juurde on tulnud teemad, millega ettevalmistamisel ei osatud arvestada. Aga diplomaatia suurust ja edukust näitabki see, kuidas suudetakse reageerida kriisiolukorras ja kuidas suudetakse vahetada teemasid. Kõnesid oskab igaüks ette lugeda, vähem või rohkem ilmekalt. Ja välisministrid ei lähe ajalukku sellega, kui nad kannavad ette ilusad tantsusammud või korralikult ettevalmistatud kõne. Välisministrid lähevad ajalukku siis, kui nad suudavad rahvusvahelisel tasandil tegutseda nii, et neid märgatakse, olla läbirääkijad, olla teemade tõstatajad, olla konstruktiivsed ja panna inimesi endaga mõtlema ja arutama. Nii nagu näiteks aastal 2014 tegi Leedu. Leedu oli eesistuja, kui puhkes Krimmi sõda, kui Krimm okupeeriti ja Leedu eesistumise ajal tehti kannapööre. Leedu käitus super hästi. Nende esindaja Julgeolekunõukogus pidas kõnesid, mida meenutatakse siiamaani. Leedu diplomaatiale langes muidugi see sülle nagu kingitus, võib öelda, et Venemaa mängis neile selle teema ette. Jah, see oli nii. Aga ka praegu on Eesti diplomaatial praeguses kriisis võimalik näidata ennast tugevana, suuremana kui me oleme, mõjukamana ja valida teemasid, mis on tõeliselt olulised rahvusvaheliselt. Ja ma arvan, et teise maailmasõja järelmid ei ole nii oluline teema, nii et mul on kahju, et üks foorum, kus Eesti välisministril oli võimalus esineda, raisati ära sellise teema peale, kus loeti ette oma tavapäraseid jutupunkte, seisukohad ei muutunud ja mindi lahku samade teadmistega, nagu tuldi kokku. Selle asemel oleks võinud promoda Eesti IT-lahendusi, Eesti digilahendusi, Eesti teaduse saavutusi ja rääkida pandeemiaga seonduvast, sellest, mis kogu maailma täna puudutab ja sellest, mis on praegu ÜRO prioriteet number 1. Aga nagu ma ütlesin, soovin meie diplomaatidele edu. Ma tean, et teid võib usaldada.